Me oleme nii läbi põlenud, et me otsustasime, et me lähetame homme siit. Meil pole enam tagasi, mis teed? Ma olen nii õnnelik seda Okei. Kas me nüüd hakkame jooksma ringi igal poole kõik asju tegema taga või? Jah. Linnal on vaja kõik uusi trussikuid asju vaja saada või need ujumistrussikuid tähendab, siis meil on niisugune äärmiselt kiire. Ma mõtlesin, mul tuleb üli chill vahva laupäev, ma nagu ei pea väga kusagile minema ja... Need oleks normaalsed, aga sul on basuumad liiga, sul on nagu need tatad natuke suured selle jaoks. Ja on küll. Ma rääkisin Katriga, ma tegin e-poest tellimuse ära, siis mulle toodi täna õhtuks need kohale, et ma saaksin bikiinidega minna. Anyways, think swimwear, but badass. Vaata. See on mingid lahed. Wow! Mis seal on? See on mingid asjad ka kaasa. Bella, tule Estra. Mulle nii meeldivad need. Ja see matchib ju nendega. Aitab, mulle aitab. Kui keegi veel teab, kust hästi lahedaid kleepse saada, mida arvuti peale panna sarnaseid, siis andke mulle teada. Vaid see materjal on nii palju parem kui see, mis ma täna poes proovis. Vaata, mitte ühtegi õmblust kusagilt lahti ei ole, auke ka sees. Mul olid vist nagu see ootused olid nii madalad täna, kui ma käisin seal, aga ikka olid mingi aukudega need. Ma panen roovin nüüd selga, aga teie seda ei näe veel. Reisakavas on vaataja tegemas lennulae number 537. Nice. Kui tülli lähmaks saan eraldi magada. Mingi tümm käib juba. Ma olen nii confused. Ma olen ka räägid confused. Sest et märkasime, me ei ole maganud tahada. Sööma mineki, siis me läheme kohalikku poodi. Siin hotellis on küll pood, aga see pood on nagu nii kallis. Tore see ka, et siin on League of Legendsi mingid asjad, isegi Coca-Colal on oma mingi bränditud League of Legendsi mingid värgid, nii et tore, et türklastele meeldib League of Legends nii väga. Meil Eestis võiks ka rohkem olla mingid e-spordi asju rohkem. Siin kõik tuututavad kogu aeg, mitte midagi, kedagi pole teel, kogu aeg tuututavad. Tere telereporter Liina siinpool ja nüüd oodatud haul lõppkokkuvõttes meie käisime sellises poes nagu Sok. Sok, meie ostsime Sokist popcorni. Очень хорошо. Ei ole veel proovinud, aga arvan, et ei ole ploha. Siis meil on Amigo, Cheetos, Kanavar. Sulle kõrsikud, sest et mina armastan pretsleid ja ma igatsen pretsleid ja ma ei saanud neid pretsleid, seega ma ütlesin, et seesami omad on seal. Ilmateade lubab meile praegu vihma ja tormi. Veel kusagil paar tunnikest. Sinised päevad, nagu te näete, juba sealpool. Seega suure tähed vaatsite meie hauli ja meie ilmateadet. Kohtumiseni. This is the end of side 1 of this record. Please now turn it over for the second side. No, mis värk on? Ma ei tea. Kaamerast ei ole tahtnud saada, kui palju siin põlga. Kus me lähme? Reisile. Ei, mis kohta oli? Ma ei tea. Nüüd pidid olema Türgi Maldiivid. Moemüüja Juuli, kes omab süütuid huuli. Tal oli suudeldud külged, kuid polnud iial jõutud suuni. Nüüd ootab Juulil laeva kail, laev lahkub seda maid. Jah! No me jõudsime kohale. Oih, keegi oma pastad seal maha kuidagi kaotanud. Ja all meie laevake on. Me oleme ainukesed, kes on tossudega, aga see on üks ilusamaid randu, mis ma oma elus vist kunagi näinud olen. See on niisugune tore jalanõud tuleb jalast nüüd küll ära võtta. Üks aurik väljub täna Viljandist. Ta sõidab Türi kaudu Hollandi. Kõik rõõmsad on ja tema kodusaadam Viljand on. Meile müüdi see koht maha, kui tahtsin öelda Russian Maldiivid, aga Türgi Maldiivid. Me vist pole tegelikult samas Maldiividel käinud ka, nüüd me ei tea. Ma ei oska võrrelda. Me ei osanud oodata, et nii palju rahvast on. See on, ma nagu mõtlesin, et nagu
küsisime, kuidas rahvaga, nad ütlesid, jah, et praegu on rahulikum. Aga ikkagi rõvedalt on seda rahva. No ma mõtlengi, et siin on nagu pigem ikkagi keerulisem selle rahvaga ja kõigega. Seda võiks ka tegelikult rääkida, et 50 € inimene, sa terve päev lased siukse paadiga ringi, käid vist 2-3 erinevas rannas. Tegelikult sa näed ilusaid kohti küll, lihtsalt kui sind nagu ei häiri see rahvas ja see korraldus ja see, et nad tused siuke tunne nagu see klassiekskursiooni, siis on fine, siis ma soovitan. Pildid said tehtud. Nüüd on hästi, nüüd ma tahan ka seda väikest süpet teha, mis sa arvad, ma panen peakad otsa, on ju? Hirmus. Sa ei julge lähemale tulla või? Ma ei taha kaameraga, saad aru, kui hirmus on selle kaameraga. See kaamera maksab üle 4 tonni, Marti. Üks aurik väljub täna Viljandis. Me tripseb läbi, kas see on olnud väärt? Tegelikult oli tore. Tegelikult ütleme otse hea. Viimane rand oleks võinud olemat olla. Jaa, üks rand oli üleliigne natukene. Tead, miks oli tore või? Sest et meil ei olnud mitte mingisugust võimalust internetile täna. Ma ei ole telefoni üldse kättegi võtnud. Meil on niikuinii ilmselt nagu kõik asjad õhku lennanud, sest et me natukene ikkagi nagu vaatame e-maile siin selle kõige jooksul. Samamoodi mul ju selle video läks üles, mis tähendab seda, et ei ole saanud vaadata kommentaare ega neid pilte. See on üks su kõige suurem viga. Kui video läheb üles, siis sa ei suuda eemal olla kommentaaridest. See on tegelikult tore, sa tahad lugeda neid. Palun teage, et Marti vaatab kõiki teie kommentaare, nii et tead, kes hea mõni vahva kommenteerin teil pole alla, siis kommenteeri nüüd. Väga veider on olla tagasi. Ma ei saa kõnnitudki. Ma tunnen ennast ikka veel, et kui ma kõnnin, ma oleks nagu laevas. Nagu õõtsun edasi. Ütleme otse, ma olin pretentious little bitch seal koha peal. Nüüd tagasi olles kodus, ma sain aru, et tegelikult oli väga fun oli meil. Tihtipeale, kui sa oled nendes olukordades, siis sa hakkad lihtsalt vinguma mingite väikeste asjade pärast. Nii proov. Tagasi mõtled enda elule järgi, vaatad, et nii fucking ilus on ümberringi, väike tuuleke tuleb, paar korda mõned seal inimesed karjusid ja möllasid ja muud. Lihtsalt vaade on kogu aeg ilus, mõnus, soe on olla, mida ma vingun, on ju? Lähme nüüd sööma. Viimane päev meil siin just käisime ühele noorele tütarlapsele siin. Ei taha näidata. Ma olen väsinud. Liina on väsinud, me käisime just talle viimaseid pilte tegemas täna hommikul tavastas. Kas ma saaksin veel ühe pildi? Nii et ühe pildi me saime, loodetavasti. Mul on 2-3 pilti siit tulemata veel. Liinal on, 5. Okei, me võtame süüa ja siis me räägime sellest, kuidas me kohe maandudes siis jäime oma 100 eurost ilma. Vaadake, me oleme harjunud sellega, et kui me läheme Soome, seal on täpselt sama interneti maht. Mitte maht vist on natukene teine, aga nagu mitte midagi hinnale lisaks ei tule. Sellepärast on meil roaming sees. Täpselt samamoodi siia maandudeski. Roaming oli sees, maandusime, panin oma telefoni sisse, kõik asjad olid täpselt niimoodi nagu sees olid. Sain SMS-i kätte, öeldakse, et 1 megabaidi hind on vist mingi 2 eurot. Siis ma olin mingi, ops, ma panen kohe kinni. Sa tegid sama, sa vist kirjutasid oma... Kirjutasin emale, et me maandusime. Pool tundi hiljem saame SMS-i, et hei hopsti, oled kasutanud ära 40 eurot oma interneti mahust. Ma olin mingi mida asja. Kuidagi moodi 20 megabaiti ilmselt kasutas sinul see, et sa emale saatsid e-maili, läks sul mingi 60. Sõnumi saatsin emale. Meie nüüd maandudes kohe olime niisuguses heas õndsas tujus. Sott kohe läinud, kohe lihtsalt läinud. Panen südamele, kui te lähete kuhugile, vaadake, et teil see roaming väljas oleks ja internet väljas. Me olen ammu reisinud, nii et selles unustadki ära. Sellepärast mina teengi neid vigu, et teie ei peaks neid vigu tegema. Me polegi tegelikult teile nagu seda hotelli näidanudki nüüd siin. Siin ta on. Seal nurga peal oleme meie iga päev peesitanud. Ja nüüd kas me Liina lähme paneme asjad kokku ja peesitame edasi või? Meil on viimased 4 tundi peesitada. No, kui õnnelik sa oled? Ma olen pani pehku teine. Ma olen väga õnnelik.